Tere! Mina olen Karl Gustav. Te kõik lihtsalt teate, et kes on Momo. Kui ei tea, siis pilt on siin, ärge ära ehmuge. Ta on veits selline huvitav tegelane, keda pole päriselt olemas. Ta lihtsalt on selline kuju. Ta on kunstniku tehtud kuju, mida kõik maailmas kardavad. Momo kardetakse sellepärast, et ta on küberkiusaja, mis tähendab seda, et keegi teeb Momoga igale poole sotsiaalmeediasse erinevaid kasutajaid, kelle nimena ja profiilipildina on Momo, siis see Momo kuidagi hakkab kiusama inimesi, aga igaüks võib olla Momo ja mina kavatsen teile tõestada, et Momot ei tohiks tegelikult karta. Või nagu peab kartma, sest ta on väga vastik tegelane, kui keegi nagu muutub ise Momoks ja hakkab kiusama teisi, siis kiusmine pole okei. Aga nagu see Momo on kunstiteos, temast pole midagi tegelikult karta, väga palju kardavad, et Momo pole tegelikult üldse olemas. Kui te kunagi kokku puutute Momoga, siis lihtsalt ignoreerige teda, ärge vastake talle midagi, lihtsalt nagu Momot ei ole olemas ja ta on täielik skämm. Ja täna me reageerime väga mitmel erineval moel sellele Momole. Eri inimesed reageerivad eri moodi sellele tegelasele ja mina teen mõningaid tegelasi järgi, nii et alustame. Oi jumal! Rünnatakse. Miks ma nii ilus ikka olen? Emme! Tädi Anneli, sinust on pilt internetis. Oh püss, mis su number on? Issi, tule vaata! Emme on pannud uue pildi Facebooki. Politsei! Mu arvutis on häkitud. Issand, sa oled nii paistas. Oli väga raske sünnitamine või? Pole midagi. Kannata veel need 18 aastat ka ära. Oh! Miks me keka õpsin on? Sa oled nii ilus. Oh, sa ka alles ärkasid. Selline video oligi see kord. Ma väga loodan, teile meeldis see. See oli jälle teistsugune video nagu alati. Ja Momot ei tohiks tegelikult karta. Seda peab heitima. #MomoHaterid. Ta on lihtsalt kunstiteos. Anname tal lihtsalt lõhus elada. Ärme kiusada. Ärme lase tal meid kiusata. Ja las kõik elavad elu nüüd õnnelikult edasi. Loo lõpp. Aga näeme tuleviku videotes ja olge lahedad. Tšau! Tutt, Ferrario. Ja nagu päriselt. Tutt. Sea sa oled.